vähe kui seon, üks pilt ei lase mind vabaks. Mind äratundmine tabab, kui tuttavaid jooni näen näos. Mind vaatavad tuttavad silmad, kas on need mu enda omad? Ja vaod ja kortsud on samad, mis paistavad aegade taga. Jõud valgest rätikust imbub mu sisse salamisi ja täidab tänulik rõõm mu töid ja tegemisi. Selle luuletuse kirjutasin mu oma vanaemale, Anna Sarile mõeldes, kes elas kogu oma pika elu Kalatsova külas Meremäe külje all. Valge pearäti ja vanaema vahele saab meie põlvkond panna võrdusmärgi. Ja räägin täna oma 1904. aastal sündinud vanaema Reelist, kes elas meie juures Vastselinas oma elu lõpuni 1989. aastal. Haanjas elades tegid Reeli ja Eduard Puljus kõiki talutöid. Eduard kasvatas ja leotas, purustas ja rabas linu, tehes Reelile ilusad, pehmed ja siledad koonlad. Reeli kasvatas lehmi, lambaid ja kanu, istutas ja rohis aedvilju. Oma lammastelt pügas ta villa, värvis seda potisinise ja teiste värvidega, kraasis ja ketras vokil peent kangalõnga. Ta kudus Eduardile ja lastele, 4 pojale ja 1 tütrele villased ülikonna ja mantliriided. Vanaemale valmistas ilusad kangasteljed abikaasa Eduard ja ta kudus nende linasest lõngast voodilinu, käterätikuid ja laudlinu. Lapsepõlves saatis mind kangastelgede lõgin, sest vanaema kodus kuni silmanägemise kadumiseni kaltsuvaipu. Peale seda oli ta sunnitud kangasteljed müüma ja siis vanaema nuttis. Jättis ta ju hüvasti sisuliselt kogu oma eluga. See mälestus kriibib hinge tänaseni. Vanaemale pühendades tutvustan lühidalt Võrumaa Keskraamatukogus leiduvaid raamatuid ja ajakirju kangakudumisest, et uus põlvkond huvilisi saaks nende abil ilu luua. Alustan vanaema kaasaegsest trükisõnast ajakirjadest Taluperenaine. Märts 1931 tutvustab meile moodsaid riidekirju ja magamistoa põrandalinikuid ja sängikatteid. Taluperenaine juuni 1931 annab juhiseid, kuidas kududa läbivillast tekki. Sama aasta augustikuu number, kollast värvi nagu lõikuskuu, annab nippe mitmesuguseid mööbli, ukse ja ilustusriiete kohta, kuidas kodu sisustada. Ja oktoobrikuu numbris saame vaadata, kuidas kooti telgedel akna ees riideid. See aastakäik Taluperenaisi on pärit 1932. aastast ja siin ma tahan tutvustada sisukorda, et 5. osas telgedel kudumine, siin anti siis juhiseid, kuidas kududa akna ja ukse ees riideid, kleidi ja ülikonna riideid, käterätikirju, laudlinu ja suurrätte. Ja see aastakäik Taluperenaisi on aastast 1933 ja siin on üks tore artikkel vaip praktilise tarbeesemena ja ruumide ilustusena. Siit loen esimese lause. Ükski teine käsitöö ja kodukäsitöö ei ole nõnda armastatud kui vaip. Siin on ka näha paar uhket vaipa. Ja siis lõpetuseks on siin väga uhke aplikatsioon seinavaip. Raamatutest on kõige vanem 1948. aastal ilmunud Liidia Mälksoo tarbejad dekoratiivkangad käsitelgedel, mille mõnel leheküljel saab juhiseid sõidutekkide ja ohjade kudumiseks.
viimaste lõng peab olema eriti tugeva ja ühtlase keeruga ning sile. Samalt autorilt ilmus 1976. aastal Kanga kudumine. Eesti autoritest on veel koostanud Kanga kudumise raamatu Mare Kelkmann, kes eessõnas kirjutab, et see on eelkõige teejuht Kanga kudumise tehnoloogiaala. Raamatu 2016. aastal ilmunud kordustrükki on laenatud 15 korda. Saara käsitöökooli sarjas ilmus kogemustega Kanga kudumise õpetaja Veinika Västrikult Koome kaltsuvaiba. Autor on rohkem kui poole oma elust nautinud kangaspuude lõginat. Rootsi autorite Kanga kudumise eessõnas ütleb koostaja. Peale teadmiste Kanga ülespanemise, kudumistehnikate, terminoloogia ning materjali kohta on Kanga kudumise ülesanne anda lugejale inspiratsiooni, tekitada huvi ja rõõmu, uurides niivõrd imelist ja ka kultuurilooliselt tähendusrikast valdkonda, kui Kanga kudumine seda on. Raamatust Loov Kanga kudumine saame teada mõiste. Kanga kudumine on kahe lõngagrupi kordamööda ristisuunas teineteisega põimimine. Selles raamatus on näidatud, kuidas teljed valmis panna ja kududa sellistel kangatelgedel, kus suga ja niided on ühendatud. Anna Diksoni Kangakuduja käsiraamat on ilmunud 2009. aastal ja leidnud kasutust ligi 30 korda. Raamatus on üle 600 mustri 4 niidiga kangastelgedele. Ja lõpetuseks loengi sellest raamatust pärit tundmatu autori meistri usutunnistuse. Minu kätes on vilumus ja tavad on selged selleks, et oma oskuse ja kuulsust tuua ja seda lugupidamisega edasi anda. Niimoodi oma vilunud sõrmedega tahan ma seda oskust teenida. Võrumaa Keskraamatukogu soovib head emadepäeva